Meie päevakorra 9. punkt on tasuta sõiduõiguse andmine avalikel üritustel osalejatele ja ettekande maratoni jätkab abilinnapea Raimond Tamm. Palun! Lugupeetud volikogu liikmed, Tartu linna poolt pakutav kultuuriprogramm on meil teatavasti üha värvikirevam ja eelseisvateks kuudeks on kavandatud mitmeid kultuuriüritusi, mis toovad endaga kaasa ka massiliselt osalejaid. Nende osalejate liikumine erinevatesse sihtkohtadesse on nii korraldajate kui linna seisukohalt olulise tähtsusega. Keskkonnasõbraliku ühistranspordi kasutamine osalejate transportimisel on kindlasti linna poolt soositav asjade käik. Ja ühistranspordi seaduse kohaselt võib linnavolikogu lisaks seaduses sätestatule kehtestada avalikul liiniveol oma eelarvest sõidusoodustusi teatava kategooria sõitjatele. Ja räägin siis lähemalt ka nendest üritustest, mis meil ees seisavad ja mille osas seda tasuta sõiduõigust on küsitud. 24. kuni 27. aprillini toimub Tartus 9. Põhjamaade üliõpilaskooride festival ja selle festivali korraldaja sihtasutus Tartu Muusikafestival on pöördunud linnavalitsuse poole taotlusega võimaldada siis osalejatel tasuta kasutada linna ühistransporti ajavahemikus 23. kuni 28. aprillini, see on siis kokku 6 päeva. Ja festivalil osalejate arv on korraldajate hinnangul 1400 inimest, seal siis 1000 inimest välisriikidest ja 400 Eestist, kellest enamus siis peab ka sõiduks majutus- ja esinemiskohtade vahel kasutama ühistransporti. Ja nende osalejate eristusmärgiseks saab siis olema festivali sümboolikaga käepael. Siis ajavahemikus 16. kuni 18. maini toimuvad Tartus SEL 2014 üliõpilasmängud ja korraldajad on pöördunud samuti linnavalitsuse poole taotlusega võimaldada osalejatel tasuta kasutada spordirajatiste ja ööbimiskohtade vahel liiklemiseks linna ühistransporti siis 15. kuni 18. maini, kokku 4 päeva. Ja eeldatav osalejate arv on 1500 üliõpilast 15 erinevast riigist ja ligi 200 korraldusmeeskonna liiget ja linnatranspordi kasutajaid oleks korraldajate hinnangul maksimaalselt 1000. Üritusel osalejate eristusmärgiseks saaks siis olema SEL 2014 akrediteerimiskaart. Ja viimane ürituste plokk oleks siis 4. kuni 8. juunini toimuv esiteks rahvusvaheline puhkpillifestival Mürtsub Pill ja samuti 7. juunil toimuv Tartu laulupidu. Ja selle aasta omapäraks on siis ka see, et puhkpillifestivalil osalejatel on võimalus ühtlasi osaleda ka Tartu laulupeol ja festivali korraldaja mittetulundusühing Puhkpilliorkester Tartu ja samuti ka laulupeo korraldaja Tiigi Seltsimaja on siis esitanud linnavalitsusele taotlused võimaldada mõlema ürituse osalejatel tasuta kasutada linna ühistransporti. Festivalil osaleb kokku 32 kollektiivi 831 mängijaga, neist 10 kollektiivi 320 mängijaga on siis välismaalt. Ja kokku on üritusel osalejate arv 8080. Lisaks puhkpillimängijatele, kes siis vajavad tasuta sõitu 4. 8. juunini, on siis veel ka 639 rahvatantsijat, kes vajavad tasuta sõiduõigust 6. kuni 7. juunini ja ka 6610 lauljat, kes siis vajavad sõiduõigust 7. juunil. Ja osalejate eristusmärgiseks saavad siis olema käepaelad. Teeme volikogule ettepaneku anda siis kõnealustel üritusel osalejatele avaliku liiniveo bussides ürituse toimumise perioodil tasuta sõiduõigus. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Kolleeg Kangilaski ja siis kolleeg Jüri Kinter. Aitäh, et mul oleks selline küsimus, et miks see teema kultuurikomisjoni üldse jõudnud, et minu arust nii suurejoonelisi projekte võiks ka kultuurikomisjon arutada ja eriti just seetõttu, et kas need kõik kvalifitseeruvad ja mis alusel see konkurss läbi viidi ja nii edasi. Aitäh, see on pigem küsimus vist linnavolikogu esimehele selleks, et volikogu otsustab, et mis komisjonide päevakorda teemad võetakse, et linnavalitsus seda ei otsusta. Jah, lähtusime sellest, et jutt oli eelkõige finantspoolest juttu ja põhimõtteliselt on tõepoolest volikogus võimalus protestida, kui mõni nendest üritustest tundub teie arvates, et ei kvalifitseeru. Aga seda probleemi varem ei ole tõusatunud nii oluliste kultuurisündmuste puhul. Aitäh. Jüri Kinter, palun. Minu küsimus on sellega seonduv, et kuidas üldse teavitati sellisest võimalusest, et on sellise soodustuse saamine ja milliste kriteeriumide alusel valiti, et just need 3 üritust või ma usun, et Tartu linnas toimub ka teisi üritusi? Aitäh, hea küsija. Tõepoolest Tartu linnast toimub väga palju kultuuriüritusi, aga mitte kõik need ei ole suuremahulised ja mitte kõigi korraldajad ei pöördu ka linna poole tasuta ühistranspordi
saamiseks, et me oleme kõiki neid taotlusi ikkagi üksipulgi nii-öelda vaaginud ja need üritused on sellise mahuga, mida me otsustasime, et oleks mõistlik tuua ka volikogu ette. Teatavate ürituste puhul me oleme teinud ka selliselt, et kui on väiksema mahuline üritus, siis oleme maksnud nii-öelda transporditoetust, mille eest on siis võimalik ürituste korraldajatel soetada ka ühistranspordipileteid. Et oleme ka sellist praktikat kasutanud. Aitäh! Aitäh! Repliigina veel nii palju, et kultuuriürituste kava käis kultuurikomisjonis loomulikult, nii et üritustena on nad aktsepteeritud, avaldusi transpordiks teised esitanud ei ole. Palun, kas on veel küsimusi? Küsimuste ring selleks korraks ammendatud. Aitäh ettekande eest. Ja kaasetendeks saab sõna jälle Valvose Millarski. Palun. Head kolleegid ja külalised. Antud päevakorra punkti arutas linnamajanduskomisjon samuti 12. märtsil käesoleval aastal ja samamoodi nagu kolleeg Kinteri poolt tõstatus küsimus, et millised on piirid ja normid, mille järgi siis neid valikuid tehakse, kuid olles saanud linnavalitsuselt tagasisidet, et tegelikult reageeritakse seniajani, vähemalt on reageeritud kõikidele taotlustele ja sellest lähtuvalt arvestades asjaolu, et kõik analoogsed üritused on nii täna kui tulevikus Tartule mõjuvad ainult positiivselt ja näidates lisaks siis meie külalistele üles ka külalislahkust omapoolset tasuta transpordi näol, otsustas komisjon seda antud eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh! Palun, kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh! Sõnavõtusoove ei ole. Kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole. Muudatusettepanekuid ka ei ole. Panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt? Palun hääletada. Poolt 35. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole. Oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.